tere, 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 tere. Kõik see pere, kes tuleb, kas mind on kuulda, öelge mulle tere, kes tulevad, tere, tere. Nii, tulin taas laivi, et võtta teid kaasa erinevatesse tegevustesse. Olen siin väliköögi all, millest ka eelmine kord, kui talus olles olin, oli juttu, tere, öelge mulle tere, kas mind on hästi kuulda. Ma räägin natuke väiksemalt, sest mikrofon on siin. Ja et ma saaksin ringi kõndida ja teid kaasa haarata erinevatesse nendesse tegevustesse, mida ma teen, siis et käin, vaatan chati ja samal ajal siis ka räägin ja teen just siin seda ja on väga hästi kuulda. Teen väliköögi alust korda. Mul on terve pikk nimekiri, mida teile tuua ja edastada. Väga hästi super. Mida teile edastada, siis terve pikk nimekiri. Hakkame siit järjest minema. Ootame veel ja veel ja veel on ja rahvas siia tulema. Ja mul on nüüd mul on 2 mobiili, et üks mobiil on siis, mis jagab ühele teisele netti. Üks küsimus tuli, et kuidas ma tegin siin erinevaid neid. Nii. Hops, ma võtan teid siia kaasa. Ma jälgin ka chati. Väga hästi on kuulda. Super, super, super. Kui on suvehooaeg, on ja algab suvehooaeg ja jaanid on tulemas, siis teeme väliköögi korda ja näitan ka natukene purgimütside maailma. Ja siis ma mõtlengi, kus ma teid panen. Ma saan kogu aeg tõsta seda täpselt nii, nagu ma ise liigun. Täpselt nii ma ka seda tõstan. Ja siis olen koos teiega siin. Saan seda niimoodi siin sättida, liigutada, et teen külmkappi puhtaks, kergelt panin selle järgi. See külmkappi saab panna vägevaid sööke asju. Esiteks saab sööke panna, teiseks ka jooke panna. Ja kolmandaks siis ootan ju talgulisi, millest me eelmine kord rääkisime, kui me siin talus ringi käisin. Et ootan selliseid vahvaid inimesi, kes on nõus tulema meile appi. Pakun siis süüa, teeme koos süüa, teeme kõike koos, laulame, tantsime ja näitan teile, kuidas töö on looming ja läbi loomingu siis saab luua päris palju. Nii, ma näen, südamid tuleb, väga hästi on kuulda. Super, aga te võite vahepeal kirjutada ka, sest ma olen ikkagi teiega, võtsin teid siia mõnusasti kaasa, et teeme külmkappi vägevalt puhtaks. Siin ei ole, siin on ainult natukene nagu midagi jäänud, aga ta on muidu puhas. Ja siis saame asetada siia juba mahlad tuua näiteks on ja. Teate, kui hea on, kui sa ise teed mullivett on ja siis sa mulliveest, nii, kust sa pärit oled. Mina olen pärit Türilt ja hetkel ma elan Iklas Vuojani talus. Võtsin teid oma koristustesse kaasa, et teeme selle sügavkülmal, vaatan ka üle korraks kergelt, mis värk siin on. Ja panen järgi lihtsalt kergelt siukse tolmukese ärasid. Nii, kus ma pärit olen, Türi kandist. Järvamaalt käisin Laupa põhikoolis 9 aastat ühes koolis. Nii, siin on mingisugune veel jäänud midagi. Nii. Vot, ja siis ma võtsin teid täna sellisesse vahvasse päeva. Te olete küsinud minu käest veel, et mismoodi ma purgimütse teen. Ma panin ka valmis selle, kuidas purgimütse teen ja näitan teile peagi, aga ootan täiega rahvast siia sisse, et mul on juba 1000 laiki, 15 vaatajat. Grillfestil oli mul 60 vaatajat, üle 60 vaataja, see oli mu rekord. Kui ma teid kaasa võtsin, ma saan aru, et alguses tuleb veidi oodata, kui inimesed tulevad siia sisse. Väga ootamatult ma tegelikult laivi ei tulnud, sest ma ikka kandsin teada, et täna teeme laivi ja tegin vahvaid videolugusid vahepeale. Nii. Te võite kirjutada mulle sinna, ma kohe vaatan. Panen siia. Panen nüüd siia. Ja nüüd on külmkapp. Nüüd on külmkapp järgi, kuivatasin ära ja siis siia külmkappi saab siis panna, kes meile talgulised appi tulevad või kui tulevad siia puhkajad, siis saavad puhkajad oma asju siia panna
nüüd ma teen korda, kas näitad täna mütse. Ja mütsid on siin ja näitan neid veel ja näitan, kuidas ma neid teen. Aga enne me peame õied olmust ära puhastama pinnad, et ma saaksin üldse oma asjad siia laiali laotada. Seepärast ma tegin praegu külmkapi, külmkapil on siin sellised sildid. Külmkapi tegin korda puhtaks, nüüd saab sinna igast asju panna. Ma tahan jäätistel teha jäätise pulbrist. Meil pehmejäätis.ee soovitan, tere, Kristjan K4. Naerata, muidugi naeratan. Vaadake, kuidas moonutab see asi mul, et sünnimärgid kaotab ka ära, kuigi ma siia laivi tulles ma ei pannud mingisuguseid neid, mis need on siis, need pildid, vaata, saad seda ekraani muuta, aga mul ikka sünnimärk siin alles. Mul sõber täna sauna, kas sa saaksid talle ka tere öelda, Karin, nimi on Karin. Muidugi Karinile ütlen tere, iga tahes, kui on Karin lillekesega juttu või, temast on juttu või. Ma ei tea, vaata, aga iga tahes ma tervitan kõiki, kes mind sõpradega koos vaatavad, ma tervitan kõiki neid, aga lasen korra siit üle, kui palju teid on juba 16 on ja palju õnne igal juhul, kellel on täna sünnipäev, siis igatahes minul on iga päev pidupäev, siis järelikult täna on topeltpidupäev, on ja kui kellelgi on sünnipäev. Esiteks ma tahtsin ära rääkida, kus ma olen Uueni talusiklas. Tahtsin teile rääkida, et Maarja naeratuse miljonääri YouTube'is on mis asjad üleval. Esimesed 3 osa Grillfestist. Minge vaadake, kas teie olete juba nende peal. Grillfestiga on see, et ma tegin ju live videosid 4 tundi ja kui palju veel 3 tundi, kokku 7 tundi. 30 minuti kaupa ma tõstan neid YouTube'i, kus ei ole mingisugust muusikat peal, siis selle ma saan tõsta sinna YouTube'i. Teen mitmes osas Grillfest osa 1, Grillfest osa 2, Grillfest osa 3, 1,5 tundi materjali on juba jõudnud YouTube'i, sellega mitu tundi volti sõidad päevas. Pärast vastan sellele küsimusele. Tavaliselt, kui ma lähen, siis ma teen hommikust õhtuni 10-11 vähemalt sõidan volti. 6, ma ei tea, mille peale see 6, ei rohkem ikka 11-12 tundi. See on ju chill, see ei ole ju töö, see on ju lahe. Ühesõnaga Grillfesti videosid, minge vaatama YouTube'is Maarja YouTube on siis naeratuse miljonär ja YouTube'i alt näete, ma panin eraldi alapealkirjad Grillfest, siis need hashtag live, mitmes live see iganes on ja Kainmaster äpi kaudu ma laendan äppi, panen ette ja taha mingid repliigid, siis tõstan neid YouTube'i, kui YouTube tunnistab selle õigeks, panen avalikku. Tänaseks minge siis, mul on homme sünnipäev, ette ei soovi, soovime homme. Ja tänaseks siis minge vaatame, äkki on teie näod seal peal Grillfesti videodest, pluss teie vanemad võib-olla kuskil videolõikudes. Andke mulle veidi aega, sest tegelikult kui sa nagu laed ühes telefonis ja siis ma veel monteerin seda 30 minutilist, ma kuulan kõik tekstiga läbi, siis ma laen selle alla oma telefoni, siis pärast läheb ta YouTube'i, see laadimisprotsessid võtavad aega ja kes veel praegu liituvad, siis ma kindlasti panen väikse videoklipina ülesse, kuidas siis olen leitav YouTube'is naeratuse miljonär. Nii, see on siis Grillfestist juttu. Väga äge mütside teema tuleb kohe. Siis nagu te näete, ma tõstan esile ka teisi ettevõtteid. Kui ma kuhugi satun või puudutan kellegi hinge, siis ma saan teha kohe videoloo järgi sellele, kes päriselt soovib, et tee minust ka lugu. See käib kergleva mänglusega, ma võtan mobiili kätte, ma juba filmin mingisuguseid lõike ja sellest kokku tulebki üks lugu ja minu YouTube'is tuleb päris elu ehedalt neid lugusid. Ma kirjutasin Facebooki täna sellise asja. Sa oled nii tore, aitäh. Mul on 2 kanalit. Üks on TikTok ja teine on YouTube. Mõlemad on nimega naeratuse miljonär. Ma olen nii tänulik, et ma saan teile edastada erinevaid saateid. Just
ükskõik millist kanalit sa täna ju vaatad, erinevaid kanaleid, siis sealt tulebki erinevaid asju, sest me oleme väga rikastunud erinevate tegevustega ja kirgastunud tegevuste jagamist videolugudesse. See on minu meelest väga-väga tase ja parim variant üldse. Kedagi jäljendada ja võib-olla ma teen mingist pulli ka, et kedagi jäljendada, aga hetkel tuleb info nii hästi peale, mul on kogu aeg teile midagi edastada, mul on kogu aeg midagi põnevat luua, mul on kogu aeg midagi põnevat. Ma jagan seda põnevat elu, milles ma ise täna elan, on ja. Ja siis me rääkisime, meil on 18 vaatajat, südameid tuleb kergusega, on ja me rääkisime millest? Me rääkisime sellest, et kuidas saada uueni tallu tulla. Ma olen varem rääkinud live-videos seda, kuidas siis tulla, et seal taga on näete puhkema ja ma vaatan, kas ma saan keerata ka. Keeran korraks pilti. Nii. Ai, mitte see. Tagasi. Võt nii, et vaadake, see taga on nagu puhkemaja, on ju. 9-kohaline luksmajutus Bookingist saab broneerida, pluss me oleme Chilli Hotelsis üleval. Lisaks otse võite mulle kirjutada, kui soovite siia tulla uueni tallu Iklasse piiri äärde puhkama. Ja teine variant on see, et tulge talgutele maale appi. Ma saan aru, et nädalavahetused on sobinud inimestele. Tulge homme, ülehomme, ülehomme, tulge meile appi. Sama on ka küsitud, kui mõned on alaealised, et kuidas nemad saaksid tulla. Vii mind oma vanematega kokku, ma helistan neile, räägime läbi ja siis saad, kes on Pärnu inimene, Pärnu laps, ta saab samamoodi bussi peale tulla, ma lähen talle Iklasse piiri äärde vastu ja õpetan ja juhendan inimestele seda, kuidas loominguliselt läheneda tööle, et see töö oleks kergusega ja teeme koos, sest koos oleme me efektiivsemad. Hetkel ei ole tulnud mul telesaade siia. Hetkel ei ole tulnud mulle tele veel siia, nii et me jõuame veel korrastada aeda, me jõuame korrastada seda maailma ja kui sa oled mõelnud, et tahaksid suvel väikest vaheldust, tulla kas või 1 päevaks või 2 päevaks siia Iklasse, helista, kirjuta mulle. Sa võid mulle kirjutada ka. Nii, sa tuled minuga koos siia laivi, tule. Vaatame kohe, kas ma saan vastu võtta. Nii. Juba saatsin, et ma olen huvitatud. Ja, et ühesõnaga siis ma näitan teile mütsi tegemist täna, on ju, kuidas ma neid mütse teen. Ja siis, ja keegi küsis, et kuidas ma saan topelt filmida. Ma näitan selle ka ära siia. Kuidas ma saan topelt filmida, kui ma ostsin uue telefoni S22 Plussi ja siis siin on selline režissööri vaade ja kui sa selle peale vajutad, siis ongi sul nagu, siin on nagu üks kaader, ma läksin välja, siin on üks kaader, mis liigub, on ju, üks kaader, mis liigub, mis on siin pool ja teine kaader, mis on teisele poole, režissöörvaade ja seda ma siin õpin oma uue telefoniga tundma. Ja see režissöörvaade on seotud just sellega, mis videosid ma just tegin 2 tükki, et mina rääkisin, samal ajal ma sõin maasikaid. Nii, aga lähme mõnusalt nende varsti sul ka kole ilm enne Pärnut suht kole juba müristab. Okei. No aga siis ruttu vaja ju trimmerdada, on ju? Või muruniita. Tere, kes praegu liituvad. Lugesin igasugu kava ette, et mida vägevat me siin täna teeme. Selles laivis kirjutage mulle. Ma panin siia, et sa saad Marget Toom 1, 2, 3 tulla. Nii. Saatsin sulle, nüüd sa peaksid saama vastu. Vihm pole üldse kole. Minul on selleks vihmariided, mille ma selga panen. Ja siis ma saangi juba. Vihm ei ole muidugi kole selles suhtes, vihm on mõnus ja taimedele hea ja siis ma saan panna vihmariided ja minna ikkagi jalutama. Mulle väga meeldib looduses jalutada. 3 päeva ma olin Voltkullerina linna peal, jagasin õnne rõõmus ära, pluss tellimusi tegin ja lisaks ma teen nagu tolmust, õietolmust on need vaja üle teha, siis ma saan laatada oma purgimütside materjali siia laiali ja näidata teile, kuidas siis purgimütse teen. Et hästi palju on küsitud, et kuidas siukseid vägevaid mütse saab ja mis värk nende mütsidega on. Siis täna on see päev, kus ma näitan teile, mis värk nende mütsidega on. Õietolm on täiega nii proovi kuke.
proovi kukepraadi, kuked kiruvad külla meil selline kukepraadi ja naabritel on kanad ja kuked, et selles mõttes sealt saame ka mune. Väga mõnus ja näete roosid, tõin ise roosid siia. Need on siis põlvest põlve aastaid juba põõsas roosid meil tee ääres kaunistamas seda Uuejääni talu. Mega äge. Ma võtsin need, panin vaasi. Need olid, kui ma muru niitsin, siis muru niitmisel jäid need roosid mulle ette. Nad olid kuidagi, see põõsas oli langenud. Nii, põõsas oli langenud. Vaatan, mida ta vahepeal kirjutatud. Tšau, Terminaator. Juhuu! Ma võtsin teid nüüd koristusele kaasa. Külmkapi tegin korda. Külmkapis on juba õlled valmis. Et külmkapis panin järgi, boileri panin järgi, teen välikööke praegu korda, et siis teid siia vastu võtta. Kui me teeme talguid, siis siin samas väliköögis teeme ka koos süüa. Teeme koos mingeid asju ja siis koos loominguliselt teeme ka süüa. Siin on eluks vajalik kõik olemas, pliidid, värgid, särgid. Nii, õietolm, et nagu see ei tule nagu maha kohe hästi. Sa oled parim, näed, Terminaator. Siin ma olen juba mõjutanud sellega, mida Maarja toodab, mida Maarja teeb siin, mida Maarja üldse TikTokis teeb, miks ta tuli TikToki, et rääkida teile, kui vahvaid videosid ma olen teinud juba YouTube'i. On üks asi, miks ma tulin TikToki. Teine asi, et ma võtsin teid kaasa, et näidata seda vägevat maailma, milles ma täna elan, kus... Miks ma peaksin üksinda seda kõike nautima, kui ma saan seda jagada koos teiega, kutsuda teid siia maale appi, kas talgulisena või lihtsalt puhkama, teha teile selgendusseanssi, tõsta teie energia ülesse ja seeläbi kuulata teie südamesoovid ära ja hakkame ka sinu südamesoove täitma. Minul on kõik täitunud, mida mina olen küsinud ja ma tean, kuidas küsida, mul on saladus teada. See saladus ongi see, puhtas loovas energias, küsi ja sulle antakse. Nii, Maarja on naeratus. Tšau, Maarja, kuidas sul läinud on? Millim Mallikas 1 väga hästi on läinud, super hästi. Kas see on sinu kodu? Kui ma aasta 9 kuud tagasi astusin Uuejääni tallu, panin varba siia maha, ütlesin, ma olen kodus, ma olen kohal. Oli tähis taevas, oli öö, meestrummiga lausus. Kui see ei ole see, millest sa unistasid, millest ma just mainisin, et unistage ja saage see kätte. Kui see ei ole see maagiline maa, millest sa oled unistanud, siis mis see veel on? See olen mina, Aarne. Aarne, väga lahe Aarne. Ma tunnen paari Aarnet veel, nii et valgusta mulle, kes Aarne täpselt. Nii, ja varsti hakkame siis purgimütse egeldama. Te olete juba ammu ju küsinud minu käest. Issand, minu meelest see ei tulegi maha see õietolm. Ma võin seda siit nühkida, kui tedas tahan. Aga see vist kaob sellega, kui õietolmgi kaob. See kaob vist selle ajaga. Mina olen see Aarne, aga tutvustan mind see Aarne. See Aarne, et kas päriselt see kivi Aarne või milline Aarne sa oled? Ma ei tea ju. Grillfestil, miks ma Grillfesti videod YouTube'i panen Naeratuse miljonäri alla, minge vaadake 3 osa on üleval. Miks ma seda teen, ongi see, et inimesed annavad mulle otse tagasisidet. Seal on näha, kuidas ma kellegile meelde olen jäänud, et ma olen aastaid juba inimesi särama pannud, aga silmast silma ma ei ole julgenud tulla siia netimaailma seda teiega jagama. Aga tänaseks ma tean, et kasvatasin julgust, õppisin live-videosid kinnistes gruppides ja näete, ma olen siin. Näitan teile, kuidas ma lihtsalt tõmban selle õietolmusid pinkide pealt ära, et oleks mõnus siin grillida, olla, süüa valmistada. Eelmine aasta ma tegin puuküttega pliidi alla tule. Kõik mahlad, asjad ma tegin seal, pluss lisaks ma tegin söögid seal. Meil on ka pitsaahi, tegin pärmitaigna pitsapõhje ja pärast seda igaüks sai kaunistada, teha oma pitsa ja ükshaaval tegin neid pitsasid. Tulen kohe vaatan, kas te olete midagi kirjutanud. Ükshaaval tegin neid pitsasid 12 minutit, kui pitsaahi on hästi kuumaks köetud, siis 12 minutiga tuleb üks pitsa välja.
nii et igaüks sai kaunistada või no panna peale, mida tema tahtis sellele pitsale. Siukest asja tegime eelmine aasta siin. Nii, ma hakkan just heegeldama. Väga hea, hakkasin just heegeldama. Väga hea, aga ma näitan ka, kuidas mina heegeldan, on ju. Sul Maarja ikka veab, igas laivis tulevad vanad tuttavad, positiivne. Lauri Ader. Ja Lauri Ader, ma olen nii tänulik sulle, me Messengeris ka veel tänasin sind, et sa märkasid, et sa tutvustasid, et sa tuletasid mul meelde, kes, kuidas ja mismoodi meie tunneme ja tulevadki inimesed jälgima mind, mis ma olengi aru saanud. Keegi ei pea siin olema sunniviisilised Maarja TikTok ega YouTube'i kanalis ega minu Facebooki sõbralistis. Absoluutselt, see ei ole üldse kohustus. Kui varem oli minu sõbralistis inimesi, kes hakkasid pilduma mulle mingit sõnu, siis ma palun neil lihtsalt lahkuda selles suhtes, et kui mina jagan oma elu, milles ma täna elan ja ma jagan neid tegemisi, toimetamisi ja teen seda suures südamega. Ma näitan teile seda, mida on võimalik ka sinul teha. Ma olen super eeskuju, inimesed annavad tagasiside. Maarja, sa oled super eeskuju, sina oled selles ära jagaja. Maarja on voltimise kunn. Aitäh, voltimise kunn, jaa, aga mida voltkullarid minu poole on teile saatnud? Maarja Holter, staarkuller, megastaar, superstaar. Mida Grillfestil minu kohta öeldi? Sa oled kuninganna. Mida veel Grillfestil öeldi? Sina oled pannud Pärnu Grillfesti särama, ütles korraldaja. Ja milliseid sõnumeid, milliseid imelisi sõnu minu poole teele saadeti. Kui keegi viskab mu külge kriitikat, mu poole kriitikat, Maarja Holter ongi kuninganna, aitäh. Kui te mu muinaslugu olete kuulanud, siis seal ma lasen öelda ju Maarja-Lanna, Jumalanna, kuninganna, onju. Ja Naissaarel ristiti mind Rüütel-Lannaks. Kahjuks Petkat ei ole ennem meie seas, aga Petka hauas või taevas kuuleb praegu, et ma temast räägin. Petka ristis mind mõõgaga Naissaarel Rüütel-Lannaks. Maarja, sina hoia oma lähedasi, hoia oma sõpru, hoia, hoppi keegi pani mulle krooni pähe. Hoia oma sõpru, hoia naisi, hoia mehi, hoia enda ümber inimesi. Kes teab, kes on Naissaarel käinud, mul tulnud külmavärinad ka peale. Petka oli Naissaare kunn, onju. Naissaarel ta tegi sauna, me olime seal saunas. Naissaarel me läksime jahiga. Lauri Malm oli kapten, kes viis meid jahiga Naissaarele ja seal siis valiti seltskonnast välja Rüütel-Lanna. Rüütel-Lanna oli mina, kes mõõgaga ristiti Rüütel-Lannaks. Ta pani mõõga siia, Maarja ja luges mulle sõnad peale. See on YouTube'is olemas see video. Kahju, et sa hõivatud. Terminaator, sa leiad, kujuta ette, millist naist sa täpselt tahad ja sa lihtsalt leiad selle. Mina otsisin päris kaua. Kuulge, vaadake, see on vist see mees, keda ma tahan. Ei, see on kinni, Maarja, ära teda vaata. Oota, aga see on vist see mees. Vaadake, selline kehastus, no siuke kujunud peab olema. Ma lähen küsin ta käest. Ma lähen loen talle ette, et kuule, kas sina oled see, vastad nende kriteeriumitele, mida mina soovin oma uue mehele, et olla temaga koos ja särada ja õnnest armastusest olla joovastatud, et seksuaalenergia oleks paigas, mis on meie kõige tugevam energia ja et ma jõuaksin palju rohkemate inimeste juurde ja et ma saaksin, ütlen nii, et ma ei pidanud Taavile seda ette üldse lugema, sest ta lihtsalt luges mu mõtteid. Kahju, et see hõivatud, sinusugused naisi on vähe. Mina näen endesuguseid sarnaseid inimesi päris palju, kes on sellised ägedad ja temperamentsed. Ma olen jaganud siia ka videosid. Ma olen toonud ju videolugudena välja neid inimesi, kes on sarnase temperamendiga, kes on ka julged, entusiastlikud. Terminaator, sul on vaja lihtsalt mõelda, kujuta ette, et ta on sul juba olemas. Sa pead olema ka täna valmis selle suhtega alustama. Minul oli see, et pargipingil nagu vanad tuvikesed, kujutasin ette, mere ääres, just armunud, töö on looming ja kui tagasi vaatad, silmame koos seda ilu. Lapsed on hoitud ja meid ümbritsevad inimesed on külluslikult kaetud, külluslikult samamoodi hoitud. Ma mõtlesin väga peensusteni välja, millist kaaslast ma oma ellu tahan. Mina pean näiteks täna puhkama, et jah, ma sain päris ruttu selle kaaslase, aga ma pean täna puhkama temast aega, et mõelda, et oot, tuli päris ruttu, aga kuidas siis seda suhet siis hoida,
siis selleks sa pead oma energia paigas hoidma. Kui sa iseenda energias ära kaod, siis läheb lappesse. Mina lähen siis üksinda, siis ma ei tule ka TikTok laividesse, kui Maarja läheb üksinda. Mul ükskord ema helistas. Maarja ei vasta telefonile. Huvitav küll. Õigus, ta on jälle kuskil üksinda. Mediteerib või vegeteerib või unistab järgmisi asju oma ellu või... No Maarja kindlasti midagi teeb, midagi vägevat on ja. Et pärast seda, küll ta ise helistab tagasi. Et kui te mulle helistate ja ma just kätte saadav parasagu pole, siis teadke, et Maarja jälle mõtleb mingeid uusi plaane. Selles suhtes, kui sul... Ja nägite seda video või? Et ma panin, et ma magasin autos 2 ööpäeva. Miks ma magasin autos? Ma tahtsin. Teate, ma ei tahtnud oma energiat kuhugi mujale anda, vaid ma lihtsalt tundsin, et ma tahan, mida? Ma tahan üksi olla, ma tahan uinuda looduse keskel ja siis sa saad lihtsalt enda mõtetes olla. Ma kirjutasin ka mingid read äkki. Siis ma tegin veel videolugusid. Mul on 53 vaatajat, kuulge peaaegu nagu Grillfestil. Grillfestil oli mul, kes mäletab, üle 60 vist oli või? Ja mida veel Grillfest, kas sinust saab energiat? Kas sinust saab energiat? Mitte minust ei saa, vaid läbi, vaata, energia on meil meie ümber, igal pool on energia. Nüüd mina jagan läbi enda teile energiat. Kui ma välja annan, see tuleb täiega tagasi. See tuleb täiega tagasi. Põhimõtteliselt see on lõputu. Aga et kuidas olla puhtas, loovas ja vägevas energias, et sa ka säiliksid, siis öeldakse vaata, et sa pead õigetele inimestele seda energiat jagama, kes ka vastu annavad. Aga täna ma tean seda, et kui mina teen midagi, ise tunnen, et jess, ma olen täna siin laivis täiesti vabatahtlikult. Ma olen siin laivis täna selleks, et näidata, kuidas teha purgimütsi. Ma olen täna siin laivis näidata oma tegemisi, näidata oma bränditooteid. See annab mulle energiat. See annab mulle energiat. Kui energia hakkab kaduma, siis sa teed valet asja. Sa oled oma teel lihtsalt vales suunas, siis muuda midagi. Lihtsalt otsusta, näete, Kaarel 35 roos on täiesti alles. Vahetan tal vee ära. Äkki täiesti alles on ja. Et ma ise korjan endale lilli. Ostan aeg-ajalt kui vaja. Ja siis ma panen selle siia. Näed, täitsa alles, täitsa olemas. Tulin koju ära sellega. Facebooki ka panin cool tuba. See ei ole tuba muideks, see on väliköök. See on selline vägev väliköök, kus ma teengi õietolmune on see kõik, on ja viskan järjest neid asju siia. Võtan uued lapid kogu aeg. Nii. Võtan uued lapid, et kogu aeg saab puhta pinna peale edasi minna. See on väliköök, ma näitan, cool tuba. Seal on suitsuahi. Siis seal saab grillida. Siis sinna teeme tule. Sinna kohta teeme tule, lükkame sütet siia grilli alla ja seal saab kala suitsetada. Suitsuahi on seal. Siis on pliit. See on pliit, mille peal ma tegin eelmine aasta mahlad, moosid. Istusin siin tule ääres ja nautisin täiega äge. Lihtsalt vaatad, kuidas mahl tilgub. Esimest korda elus. Eelmine suvi oli mul ju esimene suvi Uuejani talus. Ja siis ma täiega kaifisin seda. Ja nii cool tuba. Siis just on ära värvitud need lauad siin on ja. Uuesti üle, kas lakitud, värvitud. Ma täpselt ei tea, aga ma kõiki asju ka ei ole süübinud. Aga need on nagu korrastatud ja illustreeritud. No kuidas nii öelda. Siis ma teeme ühe asja veel korda. Lammutuselt mees toob objektidelt erinevaid asju, siis see siin on siuke mõnus serveerimislaud, et kui sa tuled külalisena siia, siis saab sulle serveerida selle peal süüa ja kui sa tuled niisama mulle appi, serveerin ka, kui on väliköök vaba, külalised ei ole ees, siis ma serveerin sulle selle peal süüa. See on toodud lammutuse objektilt, ärge küsige kust. Ma täpselt ei tea, aga nii meile asjad, päris paljud asjad meieni jõuavad, mis tuleb erinevatelt lammutustelt siia. Nii. Ja selle peal saab väga-väga hästi serveerida erinevaid sööke, maiustusi või mis iganes meil pähe tuleb.
vot, mul lapsepõlve kodus oli täpselt samasugune lauake. No näed. Ma loodan, et see ei ole see praegu, et see ära lammutatud ei ole, et see siia jõudis. Et see on sarnane, mitte see sama on ja ma teen selle ka puhtaks. Siis sellega, selle peal saab serveerida ja täitsa töötab nad. Rattad liiguvad. Nii, sellega on hästi. Aga jaa, vaata. Selle ma tegin ära. Pliiti peab õlitama, aga mitte täna. Ma ei tee kõike korraga. Ma ei tea, mis meie omast sai. Ma ei tea, mis meie omast sai. Loodame, et mitte siia jõudnud, on ja. Aga kõike ma ka ei tea. Enam-vähem ma olen ikka selgeks saanud, kust midagi on tulnud. Selle lõike laua peal, siin selle suure peal saab hästi kala puhastada. Selle ma tõstan siia pool ära. Kui me karpkala kätte saame, karpkalad on, nüüd ma saan näidata, oota, niipidi. Karpkalad on nii suured meil tiigis. Nii suured. Ma ei tea, kas 1,5 kilo, 2 kilo või mis nad on ja. Ma panin ka need siia, nendest tuleb siis purgimüts on ja näitan teile, kuidas ma purgimütse teen. Hakkan tükeldama kohe õige pea neid purke. Need mütsid on seotud siis selle purkidega. Tšau, Monika. Öelge mulle tere. Nii, ei tea, mis meie omast sai. No ja, sina olid, kirjutasid sellest ja. No vahel ei teagi neid asju, aga kas kõike ongi vaja teada? Meil on elus pidevalt nii palju asju, mida me ei jõuagi meeles pidada, mis meil on või ei ole. Vabandage, kas te räägite kogu aeg luules, öeldi Grillfestil. Ja nüüd see Grillfesti parimad palad kõik saavad siis YouTube'i. Naeratuse miljonär YouTube, minge vaatama, kes tahab ennast leida seal. Hästi lahe, kui paljud tulid mul ju Grillfestil, jooksid kaamerasse. Tere, naeratuse miljonär, tere! Täiega äge, kuidas inimestele meeldis see, et ma tegin seda laive. Ja nüüd need laivid tasapisi laen alla. 1,5 tundi on juba alla laetud, aga meil on veel minna 7 tundi kokku. Ma arvan, et me saame mingi 6 tundi kokku, sest vaata, seal on seda muusikat, mida ma ei tohi lasta YouTube'is. Autoriõigused peavad olema kaitstud, on ja. Kus muusikat peal ei ole, siis selle me saame siis sinna panna YouTube'i ja teie tekstid ja teie naeratused ja teie ilusad sõnad minu poole ja vastupidi ja kuidas ma seal ellu jäin, kui mõni ütles mingit kriitikat ja ma käisin laval Grillfestil, kes Grillfesti neid laive ei näinud, siis ma käisin laval. Tuli selline, pidi maitseained minema proovima, et milline maitseaine, mis purgis on, aga ma ei arvanudki ära. 6 maitseainet oli, ma arvasin ära 1 ainult. See ei olnud nii lihtne, ma olin siin laivis, siis seal kohapeal keegi filmis ja siis pildistati ja ma olen laval ja siis samal ajal mul oli käsi kinni siin. Ma olin ju teiega koos seal laval, kes mind vaatasid. Kes on esimest korda Maarja laivis? Ma viskan selle ära. Kirjutage, kes on esimest korda Maarja laivis. Siis ma tean, kui paljud oh my god. Mille peale oh my god sa kirjutad, et sa oled esimest korda või? Maarja laivis. Kes sa oled? Sina oled vist esimest korda siis või? Siin Maarja laivis. Naeratuse miljonär Maarja Holter. Olen, kes on 9 aastat tagasi tegi peas otsuse, et ma otsustan olla iga päev õnnelik, leida igast päevast killukesi õnne, naeratada ja naeratada igale poole ja tänada inimesi, märgata, öelda, kui lahe kostüüm sul täna seljas on ja öelda ja aidata inimesi iga päev, mitu heategu päevast teed, siis see tegelikult paneb särama iga ühe. Nii, mina olen esimene, sina oled esimest korda ja naeratuse miljonär, paljud teavad mind läbi purgimütside. Käisin erinevatel laatedel. Osad teavad mind kust kohast. Osad teavad mind Laupa koolist, 9 aastat, vau, tubli oled. 9 aastat siis Laupa põhikooli Järvamaalt, Türi külje alt olen Säreverest ja siis mida vägevat, kui sealt tere, ma andsin sulle
juustu grillfestil ja sina oled see, kes mulle juustu andis. Tristan 982, lahe, aitäh sulle. See sai ka kõik videosse, kuidas sa mulle juustu annad. Ma sõin selle video ära, või selle ma sõin selle juustu ära, mitte video. Kuidas sul läheb? Väga hästi läheb. Ma olin 3 päeva Wolt kuller, tegin Pärnus Wolt tööd. Ööbisin autos 2 ööd, tahtsin endale sellist mõnusat väljakutset, et kui sinu elus on kõik olemas, siis sel hetkel sa tunned, et sa tahad proovida midagi, kui sul ei ole kõik olemas. Ja ma ööbisingi autos teadlikult ja iga hommik ma läksin ujuma. Mõnus oli, täiega mõnus, et väga äge, kui sul on auto, lähed, sõidad metsa, jõe äärde, järve äärde, mere äärde, ööbid seal, hommikul lähed sulpsti vette. Seda kõike ma saan teha ka siin Uuejani talus, aga kui ma käin siit eemal, siis ma otsin samamoodi need mõnusad kohad, et ma saaksin seda kõike teha. Tõmban siit ka veel, nendelt toolidelt ka. Aga tänane live tuleb sellest, et ma korrastan praegu ära siin talus natukene seda väliköögi alust. Väliköök on nii suur. Näitan teile siit ka. Kuidas sul läheb? Super hästi. See sama oligi ennem ka juba. Ja kohe pesen käed ära, kui võtan käed ära ja näitan, kuidas ma teen purgimütse. Ma panin siia juba valmis, millest mida tuleb. Hästi paljud on küsinud, mis värk nende mütsedega on, et mul on Eesti lipuga müts, praegu on roosidega müts, siis on Uuejani talu logodega müts. Kuidas ma neid mütse teen? Korrastasin siin praegu kõik ära. Vaatan, mitte kõik, aga kogu aeg on midagi korrastada. Nii, panin follow sulle, tere tulemast minu follow jälgijaks siis, jah. Ma panen siia sellise liniku ja selle liniku peale ma panen need purgi detailid. Sest siin natukene veel ta kuivab. Need lauad on just üle lakitud. Natukene kuivab. Siin on need roosid, armsad roosid oma aiast ja taustal on juba üks müts seal. Kas te olete valmis? Panin ka follow sulle. Tere tulemast mind jälgima. Maarjal on mitu kanalit, YouTube ja TikTok, Naerutuse miljonär ja iga päev tuleb seal erinevaid saateid. Seda värvikirevat elu, mul on 39 vaatajat, südameid 3800. Tulge sinna Naerutuse miljonäri YouTube'i ka jälgijaks, tellige seda kanalit, milleks need mütsid, milleks need on 14 aastat tagasi tuli purgimütsid minu ellu. Ja siis tädi Sirje tegi meile need mütsid kõigile pähe ja meie vanema õega otsustasime, et meie tahame ka neid järgi teha. Ja sellest sai mingi eluetapp minu mõnus selline maailm, kus ma hakkasin laatedel käima, kasvatasin enda sellist julgust, ma tantsisin, heegeldasin, müüsin neid erinevatel laatedel. Ma räägin, jutt on 14 aastat tagasi hobist, mis on siiamaani ja tahab uuesti kapist välja tulla. Milleks need mütsid? Need on Simmani ja biomütsid. Need on selleks, et Saku Trokid, Alekokid alustasin kunagi. Milleks Saku Trokid, Alekokid alustasin kunagi. Südameid tuleb täiega. Ja siis hiljem ma läksin juba kõrtsadesse, heegeldasin, tantsisin ja müüsin neid. Siis üks naine ütles, et kuna ma olen kõiksugu asju näinud, aga et sa kõrtsu tuled purgimütsi müüma, heegeldama ja tantsid samal ajal, no see on tase, on. Aga kuna siin TikToki maailmas väga paljud ju ei tea sellest, siis täna on selline vägevus, et mütsid ongi sellised, neid saab teha nii nukaga, kaabuga kui kõrvaklappidega. Absoluutselt nii, kas sa lähed ka Hansapäevadele. Väga palju sõltub sellest, vaadake, seal on puhkemaja. Kui puhkemajas on inimesed, siis ma lähen nüüd talus. Kui mul tuleb inimesed, et soovivad, et ma teen talututvustustuuri, tund 10 umbes läheb, inimesed tulevad siia, siis ma valmistan ette, panen kohvimasina siia paika, siis ma teen nendega mida, räägin talust, millest see kõik tehtud on. Ma ühes laivis juba rääkisin talust, ka, et mu papsil oli ka see Saku oma. No näed, siit tulevad välja, kellel on, siis mina olen nende mütside taga.
et siit tuleb välja need, kellel on ja ei ole, onju. Maailm oli lukus ju vahepeal, seepärast ma ei teinud neid. Ma mõtlesin, ma ei hakka neid uuesti ju välja toomagi, et ma siin talus eelmine aasta oli Tom Valsberg kontsert ja siis oli, mis veel, meil oli see avatud talude päev, siis me tegime, siin oli see kohviku osa, siin olid mu bränditooted. Põhiasi, mis läks, oli, näitan kohe. See on siin. Põhiasi, mis eelmine suvi läks, siin koha peal oli Naeratuse miljonäri pastakas. Siin on Naeratuse miljonär peale kirjutatud nii. Vaatan, vaat nii, näitab korraks. Naeratuse miljonäri pastakas. See oli nagu põhiasi. Vaatan nii, palun tee juba ja palun tee juba. Kohe võtan siit need asjad sinna poole. Võtan sinna poole. Et kõigepealt on vaja mida? Sul on vaja seda purki. Ma näitan teile need etapid ette, et ma ei hakka siit otsast lõpuni seda mütsi valmis tegema, aga ma näitan teile need etapid ette, et sul on kõigepealt vaja purki, ükskõik milline siis see purk on, kas sa teed selle sama margiga või siis tavaliselt ma teen alati neid kõiki laatadel üritusel tegingi rahva silmade ees. Taskunoega ma teen sälgud sisse ja kääridega lõikan paraja tüki sellest välja. Mul on välja arvutatud, kui suur see on. Kui suur on hea nagu see mõõt, et sobib kõigile. Ja lihtsalt kääridega lõikan purgi katki. Teeme taarale suurema väärtuse. Kui sa selle katki lõikad, teed sellest purgi mütsi, siis näete, nii. Nüüd ma pesen ära need, kuivatan ära. Pesen ära ja kuivatan ära, onju. Ja kui on veel seisud taara, et siis pean seda nühkima. Kui ma Rummurokile kunagi läksin, siis Rummurokil ma tegin küll rokimütsi valmis. Samal ajal, kui oli kontsert, siis Maarja heegeldas mütsi ja otsustasin siis seda teha seal rahva sees. Ja lihtsalt kuulad kontserdi ja heegeldad. Siis sa kuivatan ära need, onju. Nii, palun tee juba. See sama, mis mul siin peas on, et selliseid mütse, kuidas ma teen. Et siin on praegu Carlsberg. Hetkel ma ei jäta Carlsbergi logo, vaid panen siia peale järgmise kleebise. Ma vaatan, kas ma üldse kleebiseid siia tõin. Palun tee juba. Nüüd oleks huvitav, kui ma kaugemale kõnnin, et kuidas see mikrofon töötab. Aga nii. Palun tee juba. Nii. Ja kui sa selle purgi nagu katki teed, siis mille järgi ma mõõdan eelmise jupi järgi. Siin on näete Saku. Saku silt on ju. Siis ma võtangi, lõikan selle järgi järgmise jupi. Mul on oma mõõdud teada, kui suure ma selle jätan. Ja võtan järgmiseks auguraua. Augustaja. Kõigepealt lõikab purgi katki. Me võime seda täiesti vabalt siin maal teha, et mõelge oma kuupäev välja, pange kamp kokku ja hakkame kõik purgimütse tegema. Ei ole üldse küsimus, tulge siia paariks päevaks kas või teeme väikse laagri sellest. Nii, ja siis sa võtad auguraua on ja hakkad augustama. Kui see on paras jupp välja lõigatud, siis sa võtad auguraua ja hakkad augustama. Nurkadesse on põhiline, et see sulle pärast haiget ei tee. Kui vaadata siin, siis nurgas on ikkagi ilusti näha. See on nurgas siin. Auk on nurgas. Ja jälle aukude arv on mul teada, et 2 läheb üles, 2 läheb alla otstesse. Ja nüüd te kuulete krõps, 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 krõps. Ja samal ajal saan vaadata teile otsa. Nüüd on selline Saku jupp on mul käes. Mis ma siin veel olen vahepeal ette valmistanud. Näete, olen pannud veel Uueni talu logo siia. Kleebised tellin eraldi. Türi kujundusest muideks. Mis nimi on ka Maarja? Oota, mu nimi on ka Maarja. Vabandust, ma lugesin valesti. Mu nimi on ka Maarja. Tere Maarja. Et kui sa paned siia kleebise peale,
siis siin all võib ükskõik mis purk olla, nagu siin on Roosi pilt on ja nagu siin on Uueni talu, siis selle all on ükskõik milline purk, näiteks Saku purk on ja. Nii, järgmine etapp, kui me oleme purgi katki teinud, on selline, on ja, paneme kleebise peale niipidi ja siis augustame augurauaga ära. Augud on tehtud. Nii. Oi, varavasti. Jaa. Nii, palun tee juba. Seda te olete juba ammu oodanud, millal ma tulen purgimütse teie nähes tegema. Siis vaatame kohe. Arvestage seda, ma olen 14 aastat teinud, mida ma teile edastan praegu. 14 aastat. See on päris pikk aeg. See on minu hobi olnud. Ja siis ma mõtlesin tükk aega, meil oli üks plastmassist osa, et kuidas teha sellist nagu nokka. Võtan siit. Nii visata, täiega võib südameid visata. Näete, ma teen ka nokaga. Kuidas selline nokk saada ja et oleks ka taaskasutatud, on ja. Sest Saku purk on ja. See müts muideks veel vilgub, kas te näete. 2 aastat tagasi grillfestil ma ju vilkusin nende mütsidega, kes mind vähegi nägid. Näete, see vilgub? Ma panin siia ka sellise mõnusa paela sisse, millega saab need vilkuma panna ja millega tuleb nokk. Mis te arvate, mis materjal võiks olla nokk? Näete, nokamüts on ka. Ja kus ma neid täna müün? Need on mu oma kodulehel, Naeratuse miljonär, samamoodi jälle on mu ka koduleht. Seal on näha, igaüks saab tellida omanäolise mütsi. Ongi tegelen iga kliendiga personaalselt. Plekk. Ei ole plekk. Vaadake, siuke asi, mis asi see on? Mul on siin valmis tehtud nokk juba. Aga mis asi see on? Ma liigutan hästi kiiresti, siis muidu äkki te saate aru. See on ka taaskasutus. See nokamaterjal on ka taaskasutus. Augud on siin sees või plastikust. Plastikust ma proovisin, ta jäi liiga tugev, aga minuni jõudis siis, vaatame, siin on veel nokkaga. Seal on rokk ka, rokk on täiega äge. Ja need värvid ja asjad, need on disainitud tegelikult meil ise oleme disaininud, möllanud nende kallal. Mulle isiklikult meeldib, vaadake seda rokkipurki. Võt see müts mulle täiega meeldib. See, et tal on sinimust valge, ma läksin kaadrist välja. Palju maksavad. Hetkel mul on siin isegi hind peal. Purgimütsil on hind 25 €, aga siiamaani, kui ma näitan inimestele, et ma neid ise teen, siis nad on alati rohkem maksnud. Ühesõnaga miinimumhind on 25 € ja kes tahab võib alati rohkem. Kes tahab võib alati rohkem maksta. Selles mõttes, mul on makstud ka purgimütsi ees 50 €. On tellitud Soome, on tellitud Rootsi, on käinud Saksamaale, on läinud Saksamaale mu mütse, et papp palju maksab. 25 € on allhind ja selles mõttes selle tegemine. Ühesõnaga see ei ole papp. Ma räägin, millest see on. See on täiega taaskasutus. Olete näinud ju maantemärke tänaval. Maantemärkide laojäägid Trev2 sponsoreerib. Kui nad lõikavad need maantemärgid välja, siis kukub neil maha need laojäägid. Põmm. Ja ma saan need ribad kõik endale ja nendest ribadest ma teen need nokad siia. Ja siis seegeldan ümberringi ära maantemärgid. 35 € ikka. 35 on kodulehel, on ja? Kui sa juba läksid kodulehele, on pandud 35. Aga kes siit otse niimoodi, kui mina ütlen 25, siis kodulehele panin 35, kes on huvitatud, ega ma ütlesin Helkur ju. Keegi ütles Helkur või? Väga lahe, Helkur jaa. Helkur, muidugi, tubli ja maantemärgi need Helkur materjal palju maksavad. 35 on kodulehel minu meelest. Ma ei ole kodulehte uuendanud, et ma tõmban seal 25 peale ja nüüd näitan siis teile, kuidas ma siis teen, et on purk, tükeldad ära, paned kleebise peale,
Siis see on see nokamaterjal. Helkur, aitäh sellele inimesele, kes vastas ja väga lahedad igatahes. Aga kuidas ma siis käisin, vaata maailm, ma räägin sellepärast, miks ma ei ole nendega uuesti välja tulnud, ongi see, et maailm on lukus olnud, on ju. Ja mul on alati autos kaasas, kes tulevad, kui ma hakkan seiklema kuskil, on ju, alati küsige minu käest, sest mul on kohvriga nad kaasas. Vaat selle kohvriga ma võtan nad kaasa. Oma bränditooted on ju. Pisikene kohver ja selles on mul nad kaasas. Nii, vaatan, mis mul siin on veel. Kas mul on mõni müts pooleli ka jäänud? Ma pole nii ammu neid teinud, väga vinge oled. Sa oled lahe täiega, on ju. Ma teen asju, mis mulle meeldib ja hetkel ma korrastasin, siit võtsin praegu väliköögist selle tolmukese ära ja et ma saan siin mõnusasti aega veeta, teiega jutustada. Siis millest on kohe küsimus teile järgmine, aga millega ma panin vilkuma selle mütsi, vaadake, see vilgub. Vaata niipidi. See müts vilgub. Praegu ei ole pime. Aitäh sulle vastama. Keegi kirjutas mulle Messengeri. Nii, see müts vilgub. Mida ma kasutan? See oli tükk aega mu disainis, et mis asja ma panen siia, kuidas ma need mütsid vilkuma saan, nagu jaaniussid. Ma tahan need mütsid vilkuma saada, kuidas ma seda teen, on ja mulle kõige rohkem meeldib see valge peal, et ta pimedas nagu väikene jaanius käib jaanipäeval ringi ja siis see vilgub. Toon lähemale, näete, see vilgub. Siin vilgub. Vot ja purgimütsid kapist välja, kaua nad ikka seal jälle riiulis istuvad, toome nad välja. Mul on Tiina Türilt, kes on väga vinge tegija, ta aitab mul, kui te tellite suvepäevaks näiteks purgimütse 25–50 vabalt, me teeme seda, ma teen seda koos meeskonnaga, ma olen õpetanud tegelikult veel inimesi neid tegema, samas te võite ka siia tulla ja teeme neid koos, iga vilgub ja anja, et iga üks saab tegelikult tuua ka enda näolise mütsi. Logode tellimine võtab ikkagi kuskil 2 nädalat aega. Kui sa tahad oma näolist mütsi, siis on mul vähemalt 2 nädalat ette vaja teada, miks on mul kodulehel purgimütsid ja vist peaks olema 35 hind. Ma muudan selle kohe ära, panen 25 peale. Miks on minu kodulehel, Naeratuse miljonäri kodulehel purgimütsid personaalselt niimoodi, et telli oma müts, sest iga üks tahab oma näolist mütsi. See roosiga müts näiteks üks tellis, üks läks ära, aga see tuli nii ilus, ma mõtlesin, ma teen endale ka. Ma olen väga palju mütse niimoodi siit peast müünud. Mina tahan just seda mütsi. Ma tahan just seda. Nii, aga ma panen selle vilkumise kinni. Vilkuv materjal, vilgub ja mis su nimi on, Maarja, olen Naeratuse miljonär, Maarja Holter. Nii, müts vilgub, teid on 72, vau, täna on kõige rohkem vaatajaid mul, vaatan, kaua ma siin olnud olen. 52 minutit, ma mõtlesin, ma olen kuskil tund 10 maksimum, nii et ma näitan täna ära teile. Minge Naeratuse miljonäri YouTube'i ka, pange sinna telli nupp ja te näete neid laive, mis on, ma tõstan sinna järjest üle, sest kõik ei jõua siia laivi sellel ajal, kui mina siin olen, aga mul on 2 kanalit ja palju erinevaid saateid. Ma teen pannkooke ja vaatan sind, aitäh, väga lahe. Muideks, mina saan ainult väliköögist teid kaasa võtta, kui ma läheksin praegu tuppa ja toas siis teid seal köögis süüa teen, siis seal ei ole levi. Ja seeläbi ma hakkangi neid laive siin tegema, kui ma siin kokkan või olen inimestega koos. Meil on ka suur pann, ma pole selle suure panni peal veel pannkooke teinud, ma tahaks selle peal juba teha. Sa oled nii lahe. Nii, aga hakkame heegeldama, mis? Aitäh, need sõnumid põrkavad teile ka tagasi. Kas mul täna moderaatorid polegi vaja või meil pole neid selliseid sõnumeid või moderaatorid teevad niukast tööd või? Kas päriselt te olete nagu olemas ja teete minu eest, mina saan muku rääkida 8400 süda, sa oled nii lahe, hakkab heegeldama ka. Ma pole ammu sellesse kotti üldse vaadanud. Need on olnud kapis peidus, need mütsid. Nii, siin on pastakaid, aga järgmisel laivis ma näitan teile järgmisi bränditooteid. Täna on lugu purgimütsidest. Purgimütsid, mis on mõjutanud minu maailma, toonud nii palju ägedaid inimesi mu ellu, mis on, vaatan kohe, näete, siin on mingisugune müts pooleli ja see on siis katus. Heegeldan sellise ratta, mis läheb siia katuseks mõnele mütsile. Näete, see on katus, et need kõik käivad eraldi detailidena teed ette.
aga ma pole ju nii ammu siia piilunud. Näete, siit tuleb Saku müts. Kas ma pean tegema Sakut või? Saku rokk. A. Le Coq'i mütsi pean tegema. A. Le Coq'i purki on mul vaja. Sa oled nii lahe. A. Le Coq on ära ostetud. Appi. Saku rokk ja A. Le Coq'id. Sealt ma ju kõik alguse sai. Räägin siis, võtan kohe heegelduse kätte. Teeks valgega. Ei saa teha, mustaga pean tegema. Mustaga olen alustanud. Nii. Ja kus on mu heegelnael? Heegelnael on ka vaja. Nii lahe. Täiega lahe. Minu meelest see heegelnael oli siin. Ma alati otsin heegelnaele taga. See on siin, näete. Tuleb. Kui heegelnael ära kaob, siis on küll minu jaoks maailma lõpp, sellepärast mul megalt meeldib heegeldada. Ma pole nii ammu saanud seda teha. Nii, näete. Siit tuleb selline mõnus sakumüts. Kas paneme sellega vilkuma? Aga vilkumismaterjal. Millest tuleb vilkumismaterjal? Ma arvan, et te midagi ka kirjutasite. Ma vaatan korra. A. Le Coq'i oma tahaks küll. Ja, aga mul on vaja ruttu purgid sebida. Ega siis need diilid, kes mulle purke on toonud, need pole ju kuhugi kadunud jaanide. Muideks ma olen kogunud purke sündmustelt, aga see on ohtlik, sest ma olen saanud autosse sipelgaid. Ma näitan teile, millest tulevad. Nii. Näitan selle ka veel ära, siis hakkan kohe heegeldama. A. Le Coq, täna mul ei ole seda taaret, aga ma arvan, et kuskil jaanitulelt ikka saab. Sa oled nii lahe, aga pole näinud veel ühtki halba kommentaari. Super, jaa, aga naeratus on miljonane energia. Minu energia, mida ma võtan siit kõikjalt. See energia on lihtsalt nii võimas. Siia tulevadki need inimesed, kes päriselt soovivad särada. Vaatan, et ma midagi pole maha maganud. On. Hei, kellena sa töötad? Kellena ma töötan? Ma olen multifunktsionaalne. Maarja Holter-Volter, Starkuller, ma voldin. Ma olen taluperenaine, kui on puhkajad, tegelen puhkajatega. Kui on aega, siis lähen ka linna voltima. Ma saan erinevates linnades voltida. Pluss ma teen teenuseid osutan. Ma olen õhtujuht. Pluss mul on need purgimütsid hobi. Ma olen ettevõtja. Ja kellena sa töötad? Ma töötangi multifunktsionaalselt, nii nagu tellitakse, siis seda ma teen. Ja kui see kõnetab mind, siis ma tulen ja panen selle näiteks õhtujuhina peos ära pane vilkuma. Okei, ei pane vilkuma. Ei pea panema. Ära pane. Aga kes ära pane? Kas see piirikohvikut teed Pärnus? Kas sa piirikohvikut teed Pärnus? Mina ei tee piirikohvikut Pärnus, kus puhkekeskus on. Nii, kes on uued? Meil on 68 vaatajat. Ühesõnaga, need on ketsipaelad. Need käivad ketsipaelad siia. Ja need ketsipaelad ma lõhun ära ja panen selle osa siis vilkuma ja selle peidan siia alla. Et kõik ei tahagi, et need vilguvad. Jaanid tulevad, jaanid lähenevad, paneme purgimütsid vilkuma. Näitan kohe, kuidas ma neid heegeldan. Maarja Holter-Volter, Starkuller, Megastar, kes on Järvamaa tüdruk, räägin nüüd kiirelt oma eluloo enne siin ära. Järvamaa tüdruk, kes otsustas 9 aastat tagasi, et aeg on hakata elama, aeg on hakata särama, aeg on hakata looma ja viia erinevaid inimesi kokku ja läbi sära saavutan ma väga palju ja olen suutnud väga paljusid inimesi särama panna. Päriselt. Nii, kas sa tead piirikohvikut Pärnus? Tean ikka. Purgimütsidega ma mäletan seal piiri peal sai alati veel õhtul süüa, kui ma lõpetasin näiteks Pärnu kuursaalis purgimütside müügiga. Ja nüüd ma vaatan teile otsa, loen teie sõnumeid. Tere õhtust, tere. Ja siin laua peal on terve rida purgimütse, terve rida igasuguseid vägevusi ja ägedusi. Nii, ja nüüd te näete, et ma päriselt teen neid ise. Vot ja niimoodi ma käisingi siis, milleks see London. Ellad näiteks kuskil mängis, Maarja läks ja säras ja tantsis ja kes on vähegi mind näinud või ei ole, siis niimoodi ma käisin Simmanitel üritustel vaatega lavale telgialusega, Saaremaale olen jõudnud, Tartusse, Pärnusse, Tallinna, käisin ära Tallinnas selles Õllesummeril. Õllesummeril oli täiega lahe, et sa Maaret tulid oma purgimütsidega siia välja. Tõstan korraks lilled sinna poole, siis te näete neid mütse. Nii, aga jälle sina. Jaa, appi jälle sina. Aga rahvas küsis, millal sa jälle tuled? Nii, Maanus Kuusk, miks? Kellena sa töötad? Vastasin. Kas ma pean veel vastama või on see uus küsimus? Kellena ma töötan?
suvi on praegu ja saab tellida mind õhtujuhina. Olen olnud 50 korda õhtujuht nii täiskasvanutele kui ka lastele. Nüüd siis maal talutuure teen, giid olen, puhkemajan, koristan, röövimised, mis seal toimunud on. Nii, aga vaadake praegu minu adminid üle need igasugused sõnumid ja kellel on mõnusaid neid küsimusi, siis kirjutage, kellel on ilusaid sõnumeid edastada, siis edastage ja vaatan teile otsa ja heegeldan. Tema jah, ma ka igal pool. Nii, tema ja ma ka igal pool. Kas su mehe nimi Plasvast, Piisavasta? Mehe nimi, mis on sinu puhkemaja nimi? Uueni talu puhkemaja. Nii, ma panen selle talu mütsi pähe. Aps. Siia pole Uue-Jaani talu. Ülimalt lahe oled, uskumatu, kuidas sa nakatad oma säravusega. Teate, kui te ei sära, kui sina täna ei sära, siis kuidas saada särama? Just läbi selle, et sa teed neid tegevusi, mis sulle meeldib. Ja vanasti ma oligi niimoodi, ma vaatasin inimestel otsa, tegin purgimütse. Ega see Maarja ei ole ju kuhugi kadunud oma purgimütsidega. Konnad krooksuvad praegu, ma olen maal, 3 päeva voltisin. Mul oli eesmärk voldis, tahtsin saada 75 tellimust täis. Pärnus oli siis, kui sa teed 75 tellimust täis 1 nädala jooksul, siis sa saad boonuse. Ja voltimine on tegelikult jumala lahe, sellest ma saan oma aega seal laveerida. Kui palju ma voldin või kui palju ma ei voldi. Siis hetkel tulin tallu, teen talus asju. Muideks esimene kurk on mul kasvuhoones. Minu elu esimene kurk ja siis ma panin elu esimest korda. Ma olen teist suve siin Uue-Jaanis. Palju puhkus maksab seal. Pean perega puhkama sinna tulema. Guugeldage Bookingist Uue-Jaani talu. Siis seal on nädala sees on odavam, nädala vahetusel on kallim. Meil on luksmajutus, meil on ka telkla. Telklaga on see lugu, et ma võin sulle ju peast hinde öelda, ühele on 69 €, aga läbi minu siis küsi, meil on praegu sünnipäeva kuu, siis ma teen teile parimat hinda. Te võite mulle helistada, mina ei tea, kuidas ma siia saan panna selle, kuskile pidi saama panna chatti või midagi, ma ei ole veel, 5 jagamist on te olete kutsunud inimesi. Ma vaatan korra, kommenteeri, ma saan ju, nii 5664891, 5664891. Helista mulle ja küsi pakkumist. Panin oma telefoninumbri Bookingis kõik olemas ja selles mõttes me mõlemad mehega arutame selle Bookingi hinna alati läbi ja kui klient helistab meile otse, näiteks kui sa tuled ainult ööbima, siis on läbi Bookingi, aga kui sa tahad sauna, seda teist ja kolmandat veel siin grilli all olla ja kala võib-olla püüda, meil on karpkalad tiigis, kus mütse saab osta, Naaretuse miljonäri kodulehe kaudu. Sest vaata, kui sa näed täna siin ühte mütsi, siis see on nii personaalne, ma saadan sulle ekstra selle postiga ja kui sa täna ei näe, näiteks tahad oma logoga, näiteks roosimütsi, siis 2 nädalat on aega, andke mulle 2 nädalat alati aega, siis tegemist on sellega, et ma tellin Türilt kujundusest logod ja need logod jõuavad mulle maale ja siis ma teen sellest mütsi, kus ma taarat saan, ma hakkan tikkima, normaalne, saab ja tee mulle screenshot nendest nuppudest ja saada mulle. Saab ja nuppudest ja saada mulle, kas mütse saab osta. Mütse saab osta, minge Naaretuse miljonäri kodulehele, seal on näha minu brändi tooted, mida ma pakun. Ja sealt te saate mulle eraldi meili kirjutada, siis ma tegelen teiega eraldi 5664891, nii asutusega tegemist, kas sa mõtled seda Uue-Jaani talu puhkemaja, aga mina ise olen ettevõtja, mul on oma ettevõte. Uue-Jaani talu puhkemaja, ma olen siin. Tantsin, heegeldan, laulan, täna niitsin natukene muru. Kuulge, aga teed on nii ägedalt palju, 60. Nii, kuidas tulla Uue-Jaani tallu? Ega sa ei pea tulema puhkama. Endiselt ma räägin veel ja veel ja veel. Nii. Sa saadad neile, kes tahavad. Ja, sain, vaatan üle netist. Väga hea. Vaadake üle ja seal on mõned pildid, aga siin laua peal on ju näha kõike.
nii saun, kala, mis teil veel on, teen talutuuri, talu on ehitatud, iga pisike killuke detail on toodud Tallinnast. Hetkel ma seisan, ma olen ümbritsetud siin Tallinna peapostkontorist, ma olen siin ümbritsetud raadiomajast, siis ma olen ümbritsetud siin kohviaitadest, siis ma olen ümbritsetud siin Sakala keskuse kividest, Solarist teate, on ju. Siis mul on Kalevi Uula redel siin, on ju, mille ma tegin ka TikToki, tere, ma su fänn, ilus maailm, appi kui ilus nimi sul on, Naeratuse miljonär. Naeratuse miljonäri fänn on ilus maailm. Vau, loomad ka on. Põllumees tõi meile veised on meil ja metsloomad. Selles mõttes meil endal loomi ei ole, me oleme ise nii aktiivsed, me käime Tallinna vahet, Pärnu vahet, Tartu vahet ja kui maal puhkajad, siis oleme siin ja käime talviti reisidel. Siis kui meil oleks kass või koer, siis meil oleks päris hädas, on ju. Ja kui meil oleks mingi lehm või kanad siis meil oleks ka päris hädas. Aga naabritel on kanad ja meie maa peal on mesilased, mesitarud mitme koha peal. Plus me anname teistele tööd. See ongi Naeratuse miljonär. Ma viin inimesi kokku, kes mida teha tahab. Tulge maale appi, teeme talgud. Kas keegi on huvitatud talgutest? Tulla siia. Ühesõnaga te nägite, et ma samal ajal räägin juttu ja samal ajal ma heegeldan mütsi ja see on purgimütside maailmast. See lugu sai nüüd läbi ja neid mütse ma teen aina juurde ja juurde. Mul tuli praegu siuke idee, et ma võiks panna selle valgega siit kokku. Ma teen veel selle osa ka. See on siis see osa niimoodi. Nii, kas talusloomi on? Ei tea, mille peale. Et kas ma lõpetan selle mütsi tegemise ära või? Et niimoodi ma vaatan inimestele otsa, nagu praegu siin kaamerasse ja järjest lasen. Ja siis sellest mitte punast värvi, aga ütleme siis sinine katus siia. Katus on selline, panen selle mütsi katuseks siia. Sellest tuleb siis see äär. Ja kas ma panen siia noka? Siia noka. Aps, see läks pahasti pähe. Nii. Või siis tuleb selline sats. Nokamüts on ka. Aga kõik, kes tahavad, siis purgimütsid saab minu kodulehelt, kirjutage mulle meili või helistage, tellige vastavalt selline, nagu te tahate. Kohustusi ei ole, sest iga tibupoeg, need mütsid on ka nagu tibupojad mul, nagu need mikrofonidki. Et igal mütsil oma lugu, kus valmis see mütsikene täna, oli see mingi sündmus, üritus, et muku räägid ja te valmistad neid ja igale mütsile on kandja. Nii ilma nokata on ägedam, on ja see kaabuga. Mitte, et mulle need ei sobi, need sobivad teistele ka. Nii, jaanid on tulemas. Ops. Ja jaanide ajal on täiega äge panna just pähe see. Ma muudan kodulehel selle hinnaga ära, panen 25 eurot on allhind. Ops, alati võib rohkem maksta. Teate ju, küllus on kõikjal, küllus on meie ümber. Ise teed või? Ma panen selle sama video, mis siin on. Ma panen pärast selle sinna YouTube'i. Naeratuse miljonär, siis te näete, et ma olen terves aeg, kui ma siin praegu olen jutustanud, kõigepealt koristasin lauad ära õietolmust ja siis hakkasin tegema neid heegeldama. Vaatan, et õiget pidi sildid on. Ja ma panen selle sama salvestan ära ja tõstan YouTube'i, seal on näha, kuidas ma algusest peale võtsin selle purgi ja purgi tükeldasin ära. Kes liituvad praegu on, mul on 55 inimest jälgimas, nii vägev, muidugi teen ise ja miinuskraadid. Sina, nii armas, sa paned mulle roosikele. See on äge. Aitäh, tere tulemast miinuskraadid. Tänu sinule ma siin seda TikToki teen ju. Ilus on teil seal, just vaatasin bookingust. Super. Enamus pildid on juba minu tehtud talu ikka Ikla kandis piiri ääres. Aitäh rooside eest, appi kui lahe. Vaadake, ma näitan teile roose. Roosi aias ringi kuninganna käib. Oota oma rüütlita. Need on põõsas roosid ja saatke mulle aga roose. Ma ise korjasin põõsa küljest. Need on põlvest põlve pärit talu, on Uuejani talu. 6 põlve on siin elanud. Mis sa väärid? Nii armas väärid ju seda neid südameid. Põlvest põlve pärit talus olen, kus siis Taavi on loonud 25 aastaga selle kõik, mis talutuuri ja giidi ma siin teen. Ja iga detail räägib ka minu elust, kuidas ma siia sattusin. Kas teie tegemisi niisama ka toetada saab ilma mütsi ostmata? Ja saab kohe nii. Tead, kuidas saab? Oota, kuidas see oli?
saab ülekande teha ja selgituseks naerata. Saab. Kuidas ma panen selle, kuhu ma seda saaksin jagada, ütle mulle, soovitan praegu, et kui ma kinnistes gruppides alustasin live-videode tegemisega, siis ma sinna panin sellise koha, et minu tegemisi saab toetada see, et mina annan energiat välja, energia on raha, raha on energia ja mida rohkem see raha siin liikuma hakkab, seda rohkem ma panustan ka väga palju inimestele. Kui palju pastakaid, mis te arvate, mitu pastakat ma niisama ära jaganud olen, et ma ei ole neid müünud. Ma oota, ma kohe vaatan appi, nüüd läks nii põnevaks. Ühesõnaga saite aru, et ma teen neid ise. Ma selle laivi igal juhul salvestan YouTube'i ka, siis te näete otsast lõpuni. Kirjutan talle otsa, aga ma ei näe ju teid pärast enam. Pärast seda lähevad kõik need ära. Kuidas toetada? Ühesõnaga läbi selle kinnise grupi, kus ma alustasin live-videodega, seal ma panin selgituse mitte ülekanne, vaid naerata ja täpselt selle summaga saad toetada minu tegemisi, nagu sina just tunned ja tahad. Kuhu läheb see minu toetus? Sa väärid seda nii, teie tegemisi niisama toetada saab. Tuusik 001. Aga ma saan vist tema peale vajutada ja hei. Ja nüüd ta peaks mul alles jääma. Ma teen siis ekraani selle kuvapildi. Tegin kuvapildi. Tuusik 001, nii huvitatud inimesi kohtan siin ikka, nii tore, nii huvitavad inimesi kohtan siin ikka Iklas on ja kirjuta talle otsa väga hea, hei, sa oled üliäge, meeldiv on vaadata laivi kuidagi nii rahulik. Rahulik või täna ma olen siis kuidagi, ma ei tea, mul on rahu hingest sellepärast, et ma voltisin, ma sain teha, mis mulle meeldis, ma 3 päeva voltisin Pärnu linnas, panin kogu Pärnu linnas särama. Tere! Mis su päris nimi on? Maarja Holter, Volter, Starkuller, Megastar, Superstar, Uueni talu perenaine, selgendaja, tõstab inimeste energiaõhku ja seeläbi on palju ägedam unistusi täita. Minu unistused täituvad ka teie unistused, mida ma teen selle rahaga, kui inimesed mind toetavad, näitan teile kohe, mis su YouTube'i konto on ka Naeratuse miljonär, minge sinna, seal on Grillfesti live-videod, kes ei olnud minuga Grillfestil kaasas, minge sinna, pange telli, paneme 2 kanalit käima. Mul on nii palju inimestele edastada päriselt, kui palju tallu ööbima mahub. Tallu mahub luksmajutusse 9 inimest, hetkel meil ei ole rohkem majutust. Las see inimene ka kirjutab mulle, kes soovis tallu tulla talgutele. Nii, kas muidu mode saab? Viivi, kas tahad minu mode olla? Kas meil on praegu vaja? Vajuta minu peale, saad mode jaga mulle. Kas mina pean sinu peale vajutama? Sa särad ja paned kõik särama, mis ümber. Aitäh. Viivika 12, palun mitte palun siin hakata, jätan teid kõrva taha. Okei. Viivika on see, kes minuga kokku sai rannas, kui me laivis olin ja mode eemaldada. Ebameeldinud inimesi, aga sul neid vähe. Aitäh, mul on neid vähe. Ma arvan, et kokka või mingi Sprite-müts oleks ägedad. Ja olen teinud, aga siis on juba purke ka vaja, sest ma ise ei joo neid. Ma saan homme õpetada sind. Väga lahe. Viivika on see, kes mind otsis ju üles. Nii äge, et saate üksteisi aidata, et olla minu moded. Nii, Naeratuse miljonäri kodulehelt leiate mütsid, Naeratuse miljonäri YouTube'is leiate mu üles, näete mu lugusid, mida ma olen juba ette teie jaoks teinud. Kui te lähete mu YouTube'i kanalile, siis palun ärge jääge sinna püsima. Minge avage see koht, mis täna teid kõnetab ja pange see nii ruttu kinni, kui te soovite. Võtke omale päevasõnum nendest videodest, mida ma olen sinna teinud. Te ei pea sinna uppuma nendesse videodesse, sest teil on teie maailm. Kas Viivikaga kohtusite? Jaa, ma kohtusin Viivikaga ju otse silmast silma ja tal on peaaegu 1000. Viivika, kas sul on 1000 juba täis või? See on nii lahe, aitäh. See sama live, mis praegu siin on, ma tõstan ka sinna YouTube'i, et te näete algusest peale. Ei ole veel 1000 täis, pange Viivikale follow. Sest tema oli see, kes leidis meid Pärnu rannast live videona ülesse. Nii, 6 follow puudub. 6 followit puudub, pange Viivika 12, 6 inimest ainult puudub, pange, panin, nüüd on 5 veel. Tehke talle 1000 täis, ta tahab ka tulla laividesse, siis ta saab minuga koos ühineda laividesse. Viivika 12 ja pange talle täis, teeme talle 1000 täna siin minu laivis täis. Panin nii, järgmine veel, mu külmavärinad tõusevad peale, nii äge! Sa võid talle panna, vajuta tema pildile üleval nii nurgast 1000 täis.
olen naeratuse miljonär. Ma viin inimesed kokku, et mida ma teen selle rahaga, kui mind päriselt toetada. Ma tegin ju ekraanipildi, kui sa tahad mind päriselt toetada. Mitu tuhat pastakat või mitusada pastakat ma olen niisama jaganud. Mis te arvate? Neid naeratuse miljonäri pastakaid. Neid. Arvake, mitu ma olen niisama jaganud. Müünud ma ei tahagi öelda mitu, ma olen rohkem neid jaganud. Aga miks jaganud? Sest ma olen teadnud, et küllus ja raha tuleb hiljem lihtsalt järgi. Kui sa teed midagi suure südame ja rõõmu ja armastusega, siis see lihtsalt tuleb maagiliselt sulle järgi. On inimesed, kes tahavad toetada mind sellel teekonnal, ma võtan kõik vastu. On inimesed, kes soovivad mind juhatada sellele teekonnale, on inimesed, kus ma viin inimesi omavahel kokku, et ka nemad saavad oma unistusi täita. Unustage edasi, ei pane ma kellegile follow. Aga ega sa ei pea siin üldse kuulama, sa võid olla siin, sa ei pea olema, sa võid siit lahkuda. See ei ole, mu ema kogub erinevaid logodega, siltidega pastakaid, naeratuse miljonäri pastakas 2 euroga müünud. Eelmise aasta kõige popim pastakas, aga kuidas ma alustasin nende pastakatega? Su esimesed pastakad olid sinimustvalged, need on Tessa partii. Aga need hakkavad peagi otsa saama ja kuidas ma need siis tegin? Ma läksin voltima ja panin eesmärgi. Ma teen peale arvete ja maksude veel raha, et saada need pastakad. Et tellida neid naeratuse miljonäri logoga ja ma tahan neid hakata jagama. Ja mul on teile küsimus ja te võite nüüd kõik hakata vastama. Ma jagasin seda pastakat neile ja küsisin alati ühe küsimuse. Mis on see järgmine samm? Mida sa iseenda jaoks muudad, et veel paremaks iseendaks saada ja seeläbi ma ulatasin talle pastaka. Ja mis siis juhtus? Mis on see, mida sa iseendas muudad, et veel paremaks iseendaks saada ja mis on see järgmine samm ja mis siis juhtus inimestega, kui ma jagasin neid pastakaid tasuta? Ma voltisin selle raha, et need pastakad tellida, sest ma teadsin, et ma tahan neid jagada ja hiljem müüa. Tänaseks olen ma neid ka müüma hakanud. Nii pastakate pole mõtet mingi ägedad katted või miskit teha. Pastakatele pole mõeldud mingid ägedad katted või miskit teha. Andke ideid, absoluutselt. Palju üks partii maksis neid, kui tellid. Ma tegin load ära, ma tean, miinuskraadid, sa tegid load ära, palju õnne. Palju üks partii, 1 euro on tükk, müüsin 2 euroga. Naeratuse miljonäri pastakaid, et kui sa 300 tükki tellisid, siis 300 eurot ma investeerisin alla ja hakkasin neid jagama reaalselt, sest mul tuli kergusega voldis raha ja ma mõtlesin, ma täiega jagan. Mida ma inimestega tegin tänaval? Umbes, ma arvan, et 1000 pastakat ma olen ostnud ja üle poole neist ikkagi jaganud. Mis inimestega juhtus siis, kui ma küsisin küsimuse, mis on järgmine samm, mis iseendas muudad, et veel paremaks iseendaks saada, sellepärast, et mina iga hommikul tõusen hea tujuga, iga hommik ma lähen sinna, kus ma tahan minna, iga hommik ma teen neid tegevusi, mida ma tahan ja terve päeva ma ütlen, yes, tänane päev läks korda. Juhtus see, et kui ma inimesi taas kohtasin, juhtus see, tead Maarja, kuule, ma tegin selle järgmise sammu ära. Tead Maarja, kuule, nii äge, et sa mulle selle pastaka andsid. Ma tegin selle järgmise sammu ära. Kuule, mul täitus see unistus. Kuule, minul täitus see unistus. Maarja, see täiega äge, et sa selle pastaka mulle andsid. Iga kord, kui ma selle pastakaga kirjutan, siis ma kirjutan parimaid sõnu sellega. Maarja, sa tuled alati siis meelde, kui ma selle pastaka andsid. Kuule, Maarja, aga tegelikult, appi, ma ei tohi karjuda, mul on ju mikrofon siin. Miks ma seda teen? No, mina pean ennast kontrollima. Aga tegelikult, Maarja, ma olen täiega tänulik, et sa selle mulle andsid. Tuleb mulle alati meelde naeratuse miljonäri, et ma naeratan, ma lähen peegli ette ja naeratan iseendale. Isegi kui mul on väga kehva olla, siis ma ikkagi lähen naeratan, et tõmmata pea tekki alla, milleks seda enam vaja teha. Ma olen teinud seda, ma olen kõikidest jamadest läbi tulnud tütarlaps, kes otsustas olla õnnelik ja läbi õnne ja läbi naeratuste soovin ma ka teile seda kõike jagada. Ühesõnaga, tellime järgmise partii, aga need pastakad ei tule ennem, kui mul on ka logo tehtud, naeratuse miljonäri oma valmis. Mul on logodisainer, oli Grillfestil mind kuulamas. Sul nägu nõi, kellel erivõimed, kes paneb naeratama. Team Hugo
ma ei nimetaks ennast nõiaks, aga ma olen üks inimene, kellel tuleb ja info igalt poolt sisse ja mina olen lihtsalt üks vahendaja siin maamuna peal. Mind on saadetud siia headust jagama, inimesi naeratama panna, mind on siia saadetud selleks, aga samas ma pean ka iseendana säilima. Teen tegevusi, mis mulle meeldib, ma jagan seda inimestega, ma näitan oma tegemisi siin videolugudena. Nii saab psühholoogiks, ei ole mõelnud hakata jutt kuidagi nii abiks. Selles mõttes kindlasti mitte, ma olen loonud ikkagi endale ettevõtte ja Selgendaja Maarja on minu nimeks nüüd juba. Kui te lähete mu Facebooki kanalile, see pole kanal, Facebooki lehele, kohe on naeratamisest räägid, siis kohe ka tuju läheb lõbusamaks, on ja see toimib absoluutselt. Kui te lähete mu Facebooki lehele, siis seal on Maarja Holter, naeratuse miljonär, taluperenaine, Selgendaja Maarja. Selgendaja Maarja, see hiljem tuli minule kuidagi juurde, sest kui siia talualale tulla, ma olen üks ühele sinuga, siis pean kahjuks ära minema. Ma panen selle sama video, ma vaatan, et ma väga pikaks ei lähe, tund ja 19 minutit. Kuulge, aitab tänaseks. Ma tean, te olete täiega ägedad, aga ma näitasin täna, oli eesmärk purgimütsi näidata, Selgendaja Maarjast rääkida oma elust, mida ma teen. Ma viin inimesi kokku, kuidas kellegil on veel parem olla. Öelge mulle, viime kokku teid. Kui mina unistasin, mul on neid asju, millest ma unistanud olen, ma olen kõik kätte saanud ja järjest unistan aga edasi, sest ma tean saladust ja mul tuleb info sisse. Ma lihtsalt elan selles, milles ma elan. Kui sa pead ära minema, tšau sulle, aitäh, et sa olid siin. 10 000 laiki, 41 vaatajat ja tund 20 minutit, tund 22 oleme siin olnud. Tulge mind jälgima, sest neid lugusid mu seest tuleb veel ja veel ja veel. Ühesõnaga neid lugusid tuleb veel ja veel ja veel. Ma olen täiega õnnelik, et ma julgen neid live-videosid teha ja ma olen täiega õnnelik, et ma suudan inimesi särama ja naeratama panna. Seeläbi ma säran ise veel ja veel ja veel. Võtan teiega eraldi ühendust, kes soovivad siis, teie võtke minuga ühendust, kes soovivad mütsi, kes soovivad õhtujuhiks mind tellida, võtke minuga ise ühendust, minge naeratuse miljonäri kodulehele, seal on mu telefoninumber, seal on mu meiliaadress, kirjutage mulle nagu Mait Maltis kunagi laval ütles, ma vastan kõigile oma fännidele. Kui ma kellegile pole vastanud, siis kirjutage mulle veel. Ma vastan kõigile oma fännidele. Mul on palju edastada ja erinevaid missioone välja öelda, anda. Ma ei tea, kus mul on see inimene, kes lubas meile tulla tallu appi, aga igatahes igaüks võtke minuga ise ühendust. Ja olge mõnusad tänaseks. Meil oli peaaegu 70 vaatajad, followere tuli juurde, jagamisi oli juba 7. Iga live läheb aina paremaks. Aga ma ei näidanud veel kõike, mis mul seal kohvris on. Pastakad ja purgimütsid tulid välja. Mul on veel teile üllatusi, aga need juba järgmisteks kordadeks. Ma jumaldan seda, milles ma elan ja jumaldan seda kõike teiega jagada. Jumaldan absoluutselt. Ja see buss vaata seal teeb teile ka taadana. Te ei näe siit. Ma lehvitan nii, buss on seal. Buss on seal ja mesilane piilub sealt. Minu auto mesilane piilub sealt. Uueni tallu Iklasse, kas tulete talgutele või lihtsalt puhkama, kirjutage mulle, helistage. Olen täiesti olemas, nii et tšau, tänaseks super tublid olite ja need mütsid jõuavad kandjatele. Tšau!